Täna esitleda teile kõiki neid ürikuid, mis me paneme tornikuuli kapslisse ehk siis ajakapslisse. See on kapsel, kuhu me talletame järgnevatele põlvedele midagi tänasest hetkest. On suur rõõm kõigepealt sinna kapslisse panna 1782. aastal kirjutatud pastori poolt saksakeelne tekst, mis on olnud päris algses tornikapslis. Teise dokumendina on samamoodi siis eelnevast kapslist välja võetud tolleaegse pastori ja ka mõisahärra tekst, mis on aastast 1910. Veel oli eelnevas tornikapslis siis Audru kirikutorni remontinud 93. aasta remondimehe Pärnu maakonna dokument, mis on siis Bernhard Oswald Kulla dokument. Siis me paneme uude kapslisse tänase tornikuuli ja risti ja meie tuulelipu pühitsemise laululehe. Me paneme sinna Eesti kirikulehe, mis kajastab igapäevasündmusi kirikuelus. Kuna me elame Audrus, siis läheb ka tornikapslisse Audru kogukonnaleht, kodused hääled. Siis on meile saatnud tornikuuli kapslisse pandava teksti ka meie Saare-Lääne piiskop Anti Toplaar. Ja veel läheb meie kapslisse siis meie oma õpetaja Lembit Tammsalu tekst. Võib julgelt öelda, et väikesele Audru kogudusele on olnud tegemist sajandi ehitusega. Uus katuseplekk peab nüüd vähemalt sajandi kuldselt särama kuuli ja risti all. Enda poolt, koguduse abiõpetaja poolt, tahan kapslisse panna ühe noodi ja see on õnnistussõnade noot, sest Audru rahvas on alati ja ka ajalooürikutest olen lugenud, olnud väga laulev rahvas. Veel siia kapslisse läheb 2-eurone rahatäht ja meil on hea meel panna Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva 2-eurone münt siia kapslisse. Ja kapslisse läheb loomulikult ka meie kogukonna ehk Audru osavalla tervitus, mille loeb ette vallavanem Priit Annus. Aasta 2025 oli Audru jaoks hea aasta. Sel aastal jõudsid lõpuni meie kirikukatuse renoveerimistööd ja nüüdseks on kogu kirik saanud endale uue katuse ja tornitiivi katte, millest on mul väga hea meel, sest see tagab meie pühakoja säilimise järgmisteks sajanditeks. Uhkust selle töö eest ja tänulikkust, sest see on sajandi suursündmus, vähemalt Audru kogudusele kindlasti ja et mina sain selle tornikapsli nagu pakkida, siis see on nagu ülikõva. Ajaloosse kirjutatud, jah? On võimalus minna sajanditeks. Kapslisse. Kapslisse just nimelt, jah. Surematuks. Vot surematuks. Kui keegi 100 või 200 aasta pärast seda kuuli sisse paigutatud kapslit avades mõtleb, et olid need inimesed, kellel oli ainult plekk katuse metallist, pellinguid, siis loodetavasti lisab ta siiski ka, aga neil oli usk ja see usk tõstis nad kõrgemale kui ükski droon või kraanat.
elus